Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad, tere kuulajad, tervist Andrus Elving. Tervist. Paneme siis kohe tiipi, Andrus. Minu sugulane kirjanik Mehis Heinsaar ütles, et õige poeet peab kannatama nälga ja viletsust, et tuleks kunst välja temast. Kas Vangikongis tulevad kõige paremad laulusõnad? No ei ütleks, igal pool kirjutada, aga noh. Et võib luksuses kelada ja head kunsti teha? Loomulikult. Miks mitte? Kõik oleneb. Jah, see on see siuke arutelu, et ala, kui räägitakse nendest, ütleme, boksi maailma meistritest on ju, et siis kui nad on alguses on, ma ei tea, Mike Tyson näiteks, et kasvavad üles tootus vaesuses ja raske elu on ju, et siis on neil see nälg on sees. See on motivaator tegelikult küll, nüüd sa suunasid õigele teele. Aga lõpuks on nagu miljonid dollarid ja siis sealt siidilinade vahelt väga ei viitsi enam iga hommik jooksma minna. No täpselt see, ega siin räpi maailmas samamoodi, et ega siis võib-olla mul ka praegu, ega ma siin olen ju tükk aega eemal olnud ja tegelikult see on tulnud kasuks, sest ma vaatasin, ma hakkasin täitsa nagu lollusi tegema muusikasse, et siin, kui ma siin tegin ühte albumit, mis on juba 2,5 aastat, pea 3 aastat sahtlis seisnud, et nüüd ma olen teist sinna otsa juba, et eelmist pole välja andnudki ja teen uut ja et see et oligi vaja üks mingi kadalip läbi käia, et sul on isegi õigus, jah. Mis sa vahepeal teinud oled siis? Igast asju. Niisama nipernadit elanud, jah. No jah, ma ei taha nüüd hakata sul kohe siin perset kõvasti silitama, aga mina olen alati mõelnud, et on Eesti räpi maastik, on ju. Ja siis, kui me nüüd ma ei tea, objektiivselt hindame, siis lüüriliselt on kuskil, meil seisab siin ikkagi üleval Babylowst. On au. Et ma kuulasin eile ka, terve õhtu kuulasin sinu lugusid läbi, on ju, ja kust sul see tohutu sõnakunsti siuke väänamine tuleb, et ma ei tea, kas sa oled lugenud hästi palju lapsena või kust see tuleb? Lapsena ma ei lugenud üldse ja ega koolis ka mitte eriti, aga vanglas hakkasin meeletult lugema. Kui mul ema on nagu, minu arust on kõik maailma raamatud läbi lugenud, mis vähegi lugeda annab. Et aga meil kodus ka kogu aeg raamatud on palju. Et aga mina hakkasin vanglas lugema, sest mis sa seal ikka teed? Et see on alguses oli nagu siuke, et reaalsust põgenema, lähed selle raamatu sisse ja siis lõpuks hakkas vaatama, kurat, see on päris äge. Mis raamatut sa lugesid? Kõik hakkasid lugema? No jah, põhimõtteliselt kõike. Igasugust asja ka ei võtta, mingi teadusasju, mis seal on, ja mingid siis filosoofilisi asju ma ei viitsi lugeda. Mõned panevad selle filosoofia raamatuna lihtsalt riiulisse seisma, et vaata, mida ma loen. et see lihtsalt kogub tolmu seal. Mul on siin Platonid ja asjad. jah, kuigi võib-olla peaks mingi kätte. Mida ma ei suutnud läbi lugeda, on siis Tammsaare see. Teie õigus. No ma punnitasin, mul läks nii kettasse ajama see raamat lõpuks. Nad ei saanud hakkama lihtsalt selle. Ja nad ketrasid ühte asja seal, terve elu. et See oli ketramine tõesti. Ja ma lihtsalt tõssin siis seda teist, tõssin natuke edasi ja siis vaatasin, et midagi muutud. See on nagu need Türgi seebidki, vaata, mis on mingi 10 aastat kestnud. Ja et kui sa vaatad aasta hiljem, siis nad on natuke edasi liikunud. Samamoodi. Mul on samasugune efekt elus olnud aktuaalse kaameraga, et mul endal kodus telekat ei ole, aga siis kui ma käin Emalkülas, siis ma vaatan aktuaalset kaamerat ja siis ütleme, et ma ei ole jälle mingisugune mitu kuud seda näinud, lähen vaatan pool aastat hiljem, kõik on sama, ainult et mingisugused nimed on natuke erinevad, sõda toimub võib-olla teises kohas, aga põhimõtteliselt, sisuliselt on kõik sama. Sisuliselt on kõik sama, see käib kogu elu kohta põhimõtteliselt nii. Aga mis sul nendest raamatutest meelde on jäänud, mis selline väga eredalt silma on paistnud? Ma ei tõstaks nagu ühtegi esile. Ma lugesin palju niisuguseid elulugusi ka, mis inspireerivad. Carl Lewis, Michael Jordani elulugusi, siis Che Guevara ma lugesin mitu tükki läbi. Hästi palju. Ja erinevaid, just seal oli ka vanu raamatud, mis on nagu siis antud välja Nõukogude Liidu ajal. Et see siis ka uued raamatud, Winston Churchilli elulugu näiteks oli päris põnev vaatamine, kui ma lugesin kõigepealt selle Nõukogude ajal välja antud raamatu, mis siis saati siin välja. Ma imestan, et see üldse välja anti. Ja siis loed nagu uut, et siis saad aru, mis toimus Nõukogude Liidu ajal.
nad pidid seda Winston Churchillist ikkagi kirjutama, aga nad lõpuks ikkagi nagu, nad ei tahtnud öelda, et ta päris paha on, aga nad ikkagi ütlesid seal ümber nurga seda, aga siis vaatad, mis siis tänapäeval on kirjutatud, siis on nagu et seal ainult kiidetakse. No ja selles mõttes, et nad olid ikkagi teise maailmasõja ajal olid ju liitlased, jah, et nad pidid kirjutama. Jah. Vene kirjandust ka lugesid, neid Dostojevskisid ja asju? Ei, neid ei ole lugenud veel, pole jõudnud sinna, ma pean, see tuleb ette võtta, aga selleks peab ette valmistama ka vist. Aga luulet, palju Majakovskid, Puškin, Puškin on väga kõva vend selles mõttes, et üks retsimaid tegelasi, kes oli reaalne gangster ikkagi. Duellil käis ja ta varjutas duellideks niimoodi, et raudkang käes käis mööda põldu ringi ja et kätt treenida. Et tema oli see vend, kes pani siis, ennem ei tohtinud panna, aga tema oli nii julge vend, et pani siis tavalise talutütre ja siis, kes seal olid, need printsessi, ütleme, pani ühte samasse ritta, mis nagu oli, what the fuck, mida sa tegid? Aga näed, temast sai Puškin. Naine on naine, vahet ei ole, kas on printsess või talutüdruk. Jah, et sellised asjad. No jah, see sinu nagu laulusu nagu kuulates siis ikkagi väga tugevalt kuidagi hakkab silma see, et sul on see keel on justkui ikkagi täiesti nagu sinu alluvuses, et sa ise väänad teda, siis on sul kerge siuke saare murrak on veel juures, on ju, siis väänad neid sõnu täpselt niimoodi nagu vaja on. No kui ei lähe riimi, siis tuleb panna riimi. Siis muudad sõna ära, selles mõttes, et kui sa muudad selle sõna niimoodi ära, et inimene saab aru, mis sa ütlesid, siis on kõik kelge, see on keele eesmärk, ongi edasi anda. Mis moodi sa annad ükskõik, sa võid rääkida ka läbi niimoodi. Ja kui sa saad aru, mis ma ütlesin, siis see on ka keel ju. Jah, ma just täna küsisin vene kolleegilt, et selgita mulle täpselt ära, mis tähendab sõna plava. Siis ma ütlesin, et jamad on ja siis ta selgitas mulle, et näed, et kui sina ja mina lähme nüüd kuhugi Lasnamäe keldrisse ja teeme seal mingisugust ebaseaduslikku tegevust ja siis tulevad mendid, siis see on aplava. jah, see on, ega seda, eesti keelde, see peab aru saama, et vene keel on selle mõttes väga huvitav, et osas asju on nagu keeruline edasi anda nagu. Vene keel on väga, väga rikas ju. Eriti ropendamise poolest on tohutult värvikas. Aga muidugi eesti keel on ka selles mõttes. Eesti keeles saab ka hästi ropendada. Ja. Aga kas vanglas tuli siis mõttega hakata ise nagu luuletusi kirjutama? Ma ju kirjutasin ennegi, kui ma vangi läksin. Kim Rimiga koos meil oli räpibänd Saaremaal ju. Hadet, see oli nimi, Helldogi Krüpt. 90-ndatel on ju? Jah, et seal me hakkasime juba kirjutama. Ja siis ma läksin vangi ja siis vangis muidugi see asi tundus nii äge. Kirjutad edasi muidugi, sest see oli niisugune asi, nagu mis ma teadsin, et pabere vastaks mulle ikka, kui mul midagi muud ei ole, siis mulle pabere vastaks. Et ikkagi saan midagi teha. No sinu sõnu kuulates, siis ma arvan, et sa oled ainuke Eesti artist, keda kuulates mul on isegi pisar silma tulnud. Võib-olla Jaak Joalase Naer laul ka, on ju. Aga selles mõttes et need tumedad kohad, mida sa oskad kuidagi nii hästi sõnadega maalida, et ma olen aastaid olen rääkinud, et mis on Eesti räpi, Eesti horror-räpi top 3 või sellise õudusräpi on ju, siis ma olen sinna leidnud tegelikult ainult 2 lugu, ma ei olegi 3. veel leidnud. Üks on A-rühma Maru koer, siis on Babylõus Tont ja 3. ma ei ole leidnud, et see lugu Tont kuidagi nagu väga sügavalt mind puudutas just see sõnadega siis sellise teemoni maalimine, et ma täitsa olengi seal nagu kohal. Aga ma ise nagu vaatan üks kriitiliselt selle peale, aga kui sa nii ütled, jah, see on praegu ma võib-olla ongi hea, et see on suht robustselt edasi antud niimoodi, et praegu ma lihviks seda veel paremaks. Praegu ma mõtlen selle loo peale, ta on ikkagi siuke logisev natukene, aga võib-olla see ongi selle asja juures hea. Jah, et ma ei tea, kuidagi väga, või inimene, kes on, kõigil on oma mingisugune kont, mida järada ja mingi jama on ju. Ja siis lihtsalt mulle tundub, et sa oled nagu neid tumedaid kohti hästi kuidagi poeetiliselt ilusti kirjeldanud või niimoodi, et sa maalid nagu selle pildi ette. Aga kes su enda kõige suurem teemon on? Ma ise äkki, peegelpilt. Ise endas vangis?
mitmekordselt . ja 32 kuupi on ka muidugi, on ka siuke lugu, mis viib mingisse kohta, on ju. Aga mis sa, kui sa praegu mõtled, kas sa paneksid sinna Eesti horror-räppi top 3, mis sa 3. looks paneksid? Kurat, ma ei tulegi praegu meelde. Ma ise enda omast ei mõtle midagi, ma mõtlen. Mis see seal võiks ollagi? Ma ei suuga žanri ei tea isegi horror-räpp. See on jah minu enda välja mõttes. Okay. No näed, uus žanr on juures. Aga praegu kohe küll ei tule midagi niimoodi. Võib-olla hiljem plahvatab. Ja et kui sa ütlesid, et kuidas sa ise läheneks sellele loole tont on ju praegu, et siis ongi mingis mõttes on vist üldse looming, ükskõik mis sa teed, on ikkagi see, et sa teed ta enda peas ära, ütleme siis sa lased ta avalikkuse ette on ju, ja siis ta hakkab ikkagi täiesti oma elu. Ja. Üldiselt niimoodi on lugudega, jah. Et kui sa praegu ise näiteks vaatad peale, siis jah, enda kriitilise meelega võib-olla muudaksid seal palju asju, aga mingitel inimestel on see täpselt nagu jäänud, noh. Noh, sõnu võib-olla muudaks, võib-olla performance'id siis nagu ja seda deliverit, et see on suht algusaegade asi ikkagi selle, et noh, ma kirjutasin, päeva peal kirjutatakse hästi palju beat'i peale, mul on need, ütleme, 2 esimest albumit, teist ma juba kirjutasin ka beat'ide peale palju, aga ikkagi vanu sõnu, mis on varasemalt vammu valmis kirjutatud. Mõni oli juba 5-6 aastat varem kirjutatud. Ja esimesed sõnad, mis üldse on, noh, ma ei tea, mingi 2000 aastal äkki, mis on läinud, siis läksid 32 kuupi albumile, et see on siis aastad hiljem, et lihtsalt paberi peale kirjutatud. Ja siis pärast beat taha. Ja beat'i peale, noh, ja siis vaata oligi, noh, ei mahu ära, ja siis tegidki nagu džässigi teed, lased korradi rütmi üle lihtsalt, aga lõpuks lähed ikka rütmi. Ma mäletan, mulle öeldi hästi palju, kui see 32 kuupi tulid, kuule mees, et sa ei ole üldse rütmis. Ma mõtlesin, what the fuck, ma hakkasin ise ka kriitiline enda suhtes, mõtlesin, okei. Aga 10 aastat hiljem öeldi, et kurat, hoopis hästi oled rütmis. Ja ma just mõtlesin selle peale, et räpis räägitakse hästi palju sellest flow'st on ju, ja noh, seda võib-olla isegi ongi nagu raske kirjeldada, mis asi see flow täpselt on ju, aga mõni inimene kirjutab väga ägedaid sõnu, aga tal nagu miski on puudu või see flow on ju, mõni noh, ütleb väga lihtsalt ja labaselt, aga on olemas see on ju. Et sul nagu mõnusalt ujub see flow nagu selle beat'i peal, et ma ei tea, kas sa mingisugust muusika, mingit teemat oled õppinud kunagi? Ei ole. See ongi, et noh, ma mäletan Soomes kunagi käisime salvestamas, siis öeldi ka, et kuule, et sa lähed nagu mingi rege vend peale üldse, või siis džässimeest nagu. Ma ei tea, ma leengi niimoodi kogu aeg, et noh, ise õppinud, ise teinud, et noh, tunnetuse järgi, mina tundsin, et nii on õige, noh, praegu teen samamoodi. Ja sellega on ka see, et vahepeal ikka proovid jah seda nagu linna, noh, et noh, ei, see flow'd on erinevad, noh, kellele meeldib see, noh, vana kooli stiilis on, et mis läheb nagu tõtt, on ju, noh, aga võid teha mingi, noh. Ja võid ujuma nagu panna. Ja võid ujuma panna niimoodi, nagu see on üllatavam. Ja seda minu arust paljud isegi teevad teadlikult, et sul noh, mingi asi nagu riivaks kõrva või kuidagi, et siis ta jääb on ju meelde. Sest alguses ta paneb sind kuulama, kurat, nüüd läks mingi sassi, aga siis mingi hetki, kuule, nüüd läks rütmi tagasi. Et see, niisugused hüpped on head. Millal sa viimati mõne loo kirjutasid? Eelmine nädal rongis vist. No ma kirjutasin kiirelt mõtted paberile, et ma siin teen nagu tuut albumit mõtlesin juba. Ja üks vana on juba 3 aastat peaaegu sahtlis seisnud. Aga ma vist panen nad kokku ja annan duubel album välja nüüd. Et siis kirjeldab seda ajastut lugude näol siis. No mis suhted sul viinakuradiga on? Head. Aga ma mõtlen, ma just rääkisin näiteks Jan Uuspõlluga, et siis me kirjeldasime seda momenti, mis meil oli nagu ühine, et temal oli väiksena, ta vaatas Parme ja need olid väga positiivsed tegelased tema jaoks on ju. Ja samal moodi oli minul, et minul oli vanaisa, elupõline joodik, aga siis kui mina olin väike poiss, aga mina täpselt aru ei saanud, mis toimus on ju, aga see oli, kui mehed jõid on ju, saekaatri mehed, siis minu jaoks oli see pidupäev, ma sain jäätist, noh, et sa seostad seda nii positiivselt. Ma seostan samamoodi ja noh, seostan ka teistpidi, noh, meil kodus oli vahepeal nagu tegitas see probleeme ka, aga just oligi, et kui sa läksid külapoes, parmud ja kület seal oli noh. No pidupäev täpselt. Ja lapse jaoks on ju, sa saad tähelepanu võib-olla, muidu oli pohhu sinust. Muidugi.
et sa ütleks ka, et sul on nagu sellest tulnud. Selles mõttes on positiivne, aga ma ei tea, kas sellest tulnud just on, aga ega ma jõhkralt tina siin panin siin mõned aastad tagasi, ma panin ikkagi korralikult, ma aasta aega jõin ja iga päev. No siis, kui mul siin läksime siin suhetest eriti taha rääkida, aga jah, siin X-meedia siin kajastas kõvasti igasugused asju, aga siis mingi hetk ma avastasin, et kurat, perses ma ei saagi enam ilma viinata. Hommikul olid niimoodi, et käed panid. Poe järjekorras, nagu tegid viinapudeli lahti ja pidin 200 grammi korraga sisse valama. Ja see hakkas hea, toimetasid ringi, olid nagu ei tuikunud ega midagi, kõik pool liitrit viina oli nagu täiesti tavaline päeva jooksul ära juba. Aga ma ei olnud purjus, ma funktsioneerisin väga hästi. Aga see lõpp läks käest ära, lõpuks ikka see kogused läks päris suureks, nagu tolerants niimoodi kasvas, et täiesti perses. Jah, see läksin sinna Wismarisse, see mumma ütles mulle, et see lootusetu juhtumine. See pani mind mõtlema, et what the fuck, et kuidas isegi mumma ütles, et lootusetu juhtum. Siis ma ütlesin, okei, et kui mul öeldakse lootusetu juhtum, siis tegelikult nii ei ole, et mul on just vastupidi siis. Et kui öeldakse ei saa, siis tuleb saada. Ja et siis tekib motivatsioon just, et mis mõttes ei saa, et nagu nii saab. Aga siis olid mingid perioodi kaine või? Olin kaine, ega nüüd praegu ma ei saagi juua, ma olen siin tingimised peale ja alkohol ka ju. Aga ega siis mind ei kisu niimoodi, ma praegu lähed viinapoest möödaga nii, et ma ei taha sinna sisse tormata. Sihukest asja ei ole. Et see füüsiline asi, tegelikult vaimne sõltuvus tekib sul ka päris korralik ikkagi, kui sa sellest jooma tsüklist niimoodi välja hakkad tulema, siis see füüsiline väljatulek, see on lihtne, seal natuke tõmmad kogused alla vaikselt, päeva pealt ära lõpetaks, siis võib paka öelda elule, päris paljudel läinud. Süda jääb seisma. Aga vaikselt tuled, aga see vaimne väljatulek, see võtab 2 isegi aega. Ja siis sa ju paratamatult hakkad tegelema ka asjadega, mis sa kõik oled kokku keeranud. See on veel erit, see on oma asi. Sa vaatad täitsa putti. Oi, rubendada siin ei saa. Toib, jah. Okei, aga jah, et siis see tõmbab sind veel alla. Muidugi. No see ongi, ma olen seda nimetanud psühholoogiliseks pohmakaks, et see tuleb ju suure lainen alles peale, et sul ja alguses värised ära, aga siis tuleb, et mis ma nüüd siis nagu kokku olen keeranud, et vaatame. Ja mingid asjad olid sul kohe meeles, mingi nädala hiljem, siis avastad, oh my god, oh shit. Ja siis tuleb seda lahendama hakata, jah. Niisugused asjad on, jah, aga jah. Ega selles mõttes, kui oled kaine olnud, siis lähed mingile peole ja võtad seal ja siis see ei aja uuesti jooma, et mul niisugust asja ei ole. No sellega on see huvitav teema, mis ma olen alati mõelnud, on ju. Mulle meeldib ka viina võtta, aga ma suudan ka nagu, kui ma ise hambad ristis, ma mõtlen, et davai, ma nüüd mingit perioodi ei joo. Ma siin tegin katsetuse, tegin eksperimendi, aasta aega olin kaine. Et see ei ole nagu nii keeruline tegelikult, aga siis ma olen mõelnud jah, alkohoolikutele, kes räägivad seda, et ma ei saa enam vaata mitte kunagi ühtegi pitsi võtta, et siis ma olen kohe nädal aega on kadunud ja ma olen kuskil. Asja ei ole. Aga see mulle tundubki. See tundub väga imelik asi. See tundub jah, et kas sa siis, sa oled nagu selles mõttes, sa tunnistad, et sinul puudub täielik kontroll. Täielik, jah. Et sa ei suuda, ma ei tea, mingid 2 õlut juua ja koju magama minna või? Jah, see on päris hull, jah. Et selle kohta oli ühes kunagi ägedas sarjas, oli True Detectives, oli minu arust siuke lõik, kus siis 2 krimiuurijat on ja üks jõi nagu lõunapausi ajal jõi õlut lihtsalt ja teine oli kogu aeg kaine. Ja siis üks ütles teisele, et aga kuidas ma sind üldse mehena saaks usaldada, kui sa ise ei suuda usaldada, sa ei suuda ennast 2 õllegagi usaldada. Et see on jah, see tundub nagu siuke suur respekt nende inimeste ees, et nad on tõesti, ma ei tea, teinud oma elus sellise kardinaalse muutuse, aga midagi on seal ikkagi kahtlast minu jaoks ka. Ei tea jah, ega kui ise ei ole kogenud, et pitsiga käest ära läheb, vahest läheb käest ära küll niimoodi, et sul läheb hästi lõbusaks. See ongi hea, kui hakkab liiga hea, siis põgene. Et liiga hea ei tohi hakata. Ja nagu sportlastel, et tipp hetkel peab nagu karjääri või selle nagu pensionile minema. Aga mis sa teed ja vahepeal on ikkagi see järgmiste päevade joomine on just nagu veel kõige parem. Jah, kui nüüd rääkida joomis, siis tõesti teise päeva see on kõige parem üldse. Siis jah, 2-3 päeva, siis on okei. Et jah, siis võib
kuu aega olla rahulik. Kui saab niimoodi, aga kui läheb ikka käest ära, siis võib minna. Aga sa oled mingid psühhedeelseid aineid ka teinud elus? Korra elus olen mida nagu mingid LSD-d ja seened? LSD-d, seeni ei ole. LSD-d tegin ühe korra, ma sain päris kõva kogemus väike. Mis toimus siis? Oi ma ei kaad, see oli, ma käisin ära igal pool. Ma olin kus voodis pikali alguses, siis ma vaatasin oma hinge, mis oli nagu lae kohal. Ma midagi keerasin seal asju nagu paika, mäletan, sättisin mingid, see oli päris võimas kogemus. Nagu. Aga enne seda mul hakkas väga paha, nagu väga halb. Nagu, sanaksid asjad olid käes igaks juhuks, et see pidi alla tõmbama. Ma olen ka kuulnud seda. Kuradi teemonid ja ma ei tea, mis asjad need olid, ma ei saanudki aru, nagu võitlesin ise endaga mingite asjadega. Ja ma ütlesin, ma ei võta seda, et ma tahan näha, mis asi see on. Nagu. Ma sel hetkel sain kõigest aru, nagu kõikidest asjadest. Et see oli nii põnev. Ja kui need teemonitest ma sain kuidagi jagu sel hetkel ja siis tuligi see, et see mul saaks hing läks lae kohale niimoodi. Ja voodis pikale ja ma ei tea, kaua ma olin ja sättisin seal mingid asju. Aga sa nägid ennast nagu voodis lamamas ka nagu väljaspoolt või? Või päris keast välja läinud? Seda ma nägin seda oma hinge. Ja. Aga see oli nagu mingi universum või mingi hästi värvid ja kõik siuke mingi päris põnev. Nende kogemustega, ma olen ise ka ju igat moodi käinud metsas avastamas asju, et mul on olnud siuke tunne, et me elame praegu maailmas, mis on siis kahetasandiline või binaarne maailm on ja kõik on defineeritav kahepooluse kaudu, et meil on mehed, naised, meil on öö ja päev, meil on pluss ja miinus, päike, kuu, et kõik toimib selle süsteemi järgi, on ju, aga nendes olekutes mulle tundub, et kõik on üks, mitte kaks, et siis on järsku kõik sulab, on ju, üheks ära. Ja siis on nagu, siis ei ole mehi ja naisi, siis on, me kõik oleme üks, on ju, siis on isegi, ma olen üks nende puudega, samblaga, kõigega. Mul mäletan, kui mul see hakkas tulema enne, see LSD see litakas, ma paningi ennast nagu, panin põlve vastu maad ja käe vastu maad ja siis ma läksin maa sisse, siis tuli nagu selline avastus, täitsa vekkis, ma saan aru kõigest praegu. Just, jah. Ja ma ei tea, kaua see kestis, mingi tunde. Pikk, väga väsitav oli see. Ja lõpuks on see niimoodi, et aju on kuidagi väsinud, sa ei jõua enam trippida, aga ikka pillub nagu. Aga ei, see oli põnev. Lõpuks magasid ja tulid ja täitsa nagu suke kogemus, et vau. Et jah. See paneb tihtipeale isegi mingiks järgnevaks mitmeks päevaks, paneb siukse paugu ära, et sa nagu minu arust on veits nagu siuke tunne, kui on kõva pohmell, siis ma olen alati ka kirjeldanud seda, et sul on natuke kehaväline kogemus, et ma kõnnin ringi, aga ma ei ole päris nagu enda sees, ma siin kuskil nagu lähedal värisen on ju. Ja LSD siuke pärastine kogemus on mulle meenutanud natuke seda sama, et kuskil oled siin nagu, aga mitte päris kohal. Ja, mul oli päris lõbus oli järgmine, selles mõttes lõbus, et ei olnud mingid pinged, mitte midagi peale nagu, kuidagi midagi tegi korda. Ma ei tea, mida täpselt, võib-olla peaks kunagi ühe tripi veel tegema. Et igal asjal oma aeg ja koht kindlasti. Aga... Ja kõigil ei soovitaks kindlasti teha seda, sest see on ikka nii tugev asi, et see võib sul midagi nagu vastupidi ka keerata. Võib, et Eriti kui on soodumus on ju. Jah, ma ei saagi osad aru, et ma siin mäletan, kui see oli meil see protest on. Mäletad siukest kohta? Ja. Oli protest. Kõva koht, kus ma kunagi läksin, kolmapäeval läksin sinna ja pühapäeval tulin. et aga seal ikka täitsa nagu noored vaatasid, nad iga päev panid kogu aeg. Kogu aeg. No see tegelikult sa ei saa seda mingi peodroogina väga kasutada. Ei saagi, et see ongi, minust on see väga vaimne tegevus. Et jah. Aga oled sa... No, ma olen mõelnud LSD ja seente peale, et tegelikult üks on nagu tehtud laboris ja üks on siis konkreetselt on ju, põhimõtteliselt need on ju sitaseened on ju, et mis sa maast korjad ja hakkavad sul seal... Ma ei ole seeni teinud. Aga kui mingisuguseid muid narkootilisi aineid tarbida, siis ma ei tea, kas seda on tunda, et nad on hästi keemilised, et nad on tehtud mingi triipu tõmmata, et see on nagu hoopis teisest kohast tuleb või siis versus see, et sa teed jointi nagu, et neil on ju nii erinev mõju, on ju. Jointi mees ma ei ole, ainult üks sort, mida ma saan teha, siis on, mul on teised tõmmavad kuradi paanikasse ära. Ja mis sort see on siis? Ma praegu ei tule nimi meelde, mul üks sõber ise kasvatas seda, ütles, et spetsiaalselt mulle ja see toimis väga hästi,
et seal on päris mitmeid regelugusid on tehtud, albumi jagu isegi, et kunagi võib isegi tuleb süke asi välja võib-olla. Seda tahaks ju väga kuulda. Ja päris pull, see on ikka täitsa hakkab tootma kohe. Ja. Et nagu jah, aga ma pean teadma, mis ma teen. Ja mul on nii, et ma teen ühe kössi ja mul on kõik, sest mul on see tolerants nii väike. Et teised mehed on kõrval, what the fuck mees? Teised mehed rullivad uut jointi. Milline see taim välja nägi, kas ta on siuke pigem kiitsakas või? Ei, ta oli siuke paksuke. Paksuke. Peaks olema see, et kaks suurt seda nii-öelda suunda on, et üks on sativa, üks on indika. Ja, seda ma kuulen. Ja indika, mis on enamus, mis meil siin liigub, ongi siuksed põõsad ja siis see sativa on siuke kiitsakas, siuke kadakas, on ju. Aga see sativa siis, nii vähemalt räägitakse, on see, mis teeb sul tuju lõbusaks, on ju, ja indika on see, mis teeb just, kui tõmbab ikkagi nagu sisekaemusesse. Okei, aga siis oli indika ikkagi. Ma tean, et see oli paksuke, ma nägin, kuidas ta kasvas. Aga ta aretas mingeid asju ka veel seal, et noh, et... Ja selles mõttes, et see peaks olema kaks sukest üldsuund, aga neid sorte on seal ju tohutult, on ju, et mille pärast sa kõige esimest korda vangi läksid üldse? Mul oli üks vargus oli sissemurdmine ja siis mis siin vangi pani oli see, et siis konstaablile panin pauguvast hambaid. See on see, selles ühes loos on see lugu, mis sa rääkisid. Jooksnud sitaks. Ja, täpselt. Et jah, muidugi ma sain kõnasti peksa pärast seal jaoskonnas ja see oli ka pull lugu, et ma sealt, nad mõtlesid, et panevad mind kohe vangi ära, aga ma panin jooksu sealt arestimast. Kuidas see välja said? See oligi. See oli reeden päev ja siis laupäeval tulid kriminaaluurijad, siis viisid nüüd üles sinna kabinetti Saaremaa politseijaoskonnas. Palju paberi ette ja ütlesid, hakka kirjutama, mis sa tegid. Seletuskirja kirjutama. Et näed siuke asi, et konstaablil on silm sinine ja mul oli ka kõvasti igast peksmisjälgi. Ma ütlesin, kurat küll, et kuidas ma nüüd saan ära tõestada, et ma tegelikult sain ka peksa, aga vahet ei ole, siis nad läksid minema seal mingid oma asju ajama, kui ma teadsin laupäevane päev, et üleval siis seal majas kedagi ei liigu eriti. Kabinet oli tühi, ma piilusin ukse pealt välja, vaatasin, ja siis jooksin maja teise tiiba sealt kähku, kus see WC-d on ja asjad. Ja katusaknast ronisin välja ja hüppasin laterda posti külge minema. Parkuurisid välja? Põhimõtteliselt. Ja siis läksin ka haiglasse, tuvastasin kehavigastused ära. Ja siis oli nagu mul ka väike trumplaval. Kohe paaris vangi pandud. Politseinikud, kes peksid vallanat ja pärast olid tööl tagasi selle muidugi. Aga kunagi me saime kogu aeg politseis peksa, kui me noored olime. See oli nagu normaalne asi. Kui praegu keegi politseis peksa peaks saama, sellest oleks jube skandaal. Ja USAs on see eriti hull teema, seal on ju seal on veel see rassi teema. Ja see lisaks, ega siis ma arvan, rass ei ole selle politseivägivallaga kuidagi seotud eriti. Et see on... ega meil ka siin, kui sa ikkagi, kui sind väänatakse ja sa natuke kõvemat häält või midagi teed, siis väänatakse kõvemini. Et kui sind kõvasti väänatakse ja kui seal on valus, teed häält on, siis teed häält on ja siis vastuak. Et siis väänatakse veel kõvemini, teed veel kõvemat häält ja väänatakse veel kõvemini. Et ütled, kurat, ma tegelikult ei hakka vastu. Et see eskaleerub niimoodi siuke. No mis sul Eesti, ma ei tea, räpi ajaloo võib-olla kõige mõjuvõimsam lugu ongi Mendid, et seda tagasisida, et sa oled ilmselt kuulnud aastaid pärast seda. Jah, et ega see alguses see lugu tundus siuke, et las ta siis olla seal peale. Aga Genka siis tundis ära selles loos, ma ütlesin, et kurat, et tead, sellest võiks teha mingi loo ikkagi, nagu album üldse välja tuleb see 32 kuu, et video. Me ei oskanud poole videoga, mitte me kokku puutunud, ise tegime põlve otsas kõik, mis vähegi teha sai ja näed, selline asi saigi. Ja siia maani, ega sa lähed praegu noored ja kuskil kontserdil, praegu on üldse kontserditel, et hästi palju noori. Palju kontserdid pole olnud, aga neid, mis on olnud praegu. Vaatad, et kuulatakse, et see on päris äge. Mitu aastat tagasi tuli üldse? Kõvasti ikka? 2011. Pea 15 aastat siis. Oli 2011, oli üldne? Oli. Jah. Mendid ise politseinikud on ka midagi öelnud? No ikka siin, kui mind siin üks väänati, ma ei mäleta, millal see oli aasta tagasi. Siis üks väänas tassis mind autosse, käsile selle peale, et need pole sul mingid lullilööjad Mendid. Ja siin on veel olnud igasuguseid niisugused
aga noh, nüüd see lugu ei ole enam, noh alguses, kui see lugu tuli, siis see oli nagu ajas need vihaseks, aga ma arvan, nüüd on, ma olen ju kuulnud igasuguseid asju, et isegi ma arvan, et iga Sisekaitseakadeemia lõpetanud tänapäeval on seda lugu kuulnud ja ma arvan, et seal pead ei anna, aga ma arvan, et neil see on lõppekavas sees isegi. või siis lõpupeol lasevad seda. Jah, et ära saa selliseks, kes seal loos on, et sa protect and serve pigem. No see on huvitav teema, sest tegelikult politseinik kui selline eetiline amet, see on ju tohutult austusväärne amet, et sina võtad enda peale selle kohustuse, et siis nagu hoida korda ikkagi majas, et siin kõik mingisugused hullud ei saaks korda panna, mida iganes on ju, aga noh, alati öeldakse, et võim muudab inimest, on ju, võim korrupeerib ära inimesi, on ju. Ja no mitte kõiki muidugi, aga mõni hakkab seda nagu kurjasti kasutama siis. Ei no ma räägin, et noh, mul on olnud juhtumeid, kus purjusele tulnud on ja noored politseinikud siis, nende kohta võib öeldagi politseinikud, kui nad vaatavad, nad tunnevad mind ära, kus selle kohe kinni paneme, aga näed, ei, kus sa elad ja kus sa minna tahad ja viskavad ära mind. Ära siin purjus peaga tõllerda. No see ongi see nagu normaalne, et sa hoiad korda ja hoolitsed oma riigi inimestest. Muidugi, kogukonna eest. Vanasti oli külakonstaabel, kes oli õige konstaabel oli see, kes hoidis korda majas, ega ta ei nagu šerif, aga jah. Jah, seal lihtsalt inimest nagu siuke personaalne isiksus tuleb mängu, et mida ei tohiks nagu tegelikult lasta juhtuda. Ja, et mõnda on ise peedistatud, on ju, siis ta saab järsku mundri selga, et siis ta hakkab ise peedistama, et siuke karmaring on ju. Täitsa võimalik, et nii on, jah. Aga millega sa praegu üldse igapäevaselt tegeled? Igast asjadega. Ja, noh, suvel oli pikalt siin Saaremaal Sõrves. Seal mul üks sõber teeb seda ajaloomuuseumit, seal tegelesin seal igaste asjadega. Sinna peakski tagasi minema mingi hetk. Ta ise on üks Eesti kõvemad ornitolooga. Et ma ka ornitoloog väike hobi korras muidugi. Ma olen isegi üle eestilise linnuvaatlusvõistluse kinni pannud. Toho. Ja, kunagi, et linnuliigi määramise siis. Ma mõtlesingi, et kuidas seda kinni sai panna, et liigi määramise võistlus. Et panin kinni, kõik liigid panin täkkesse. Aga kuidas sa neid pidid kindlaks tegema, mingi laulu järgi või? Piltide peal. Piltide järgi. Laulu järgi oskan ka nii mõndagi. Et jah, et seal, tal on siis ajaloomuuseum seal, Sõrve ajaloo põhiliselt, kus seal käis kõva sõda üle kunagi ikkagi. Üks teise maailmas ja kõvemeid lahingud oli ikkagi peeti seal. Et Sõrves. Ja siis seal tegelesin seal ajaloo asjadega. Noh, mis ma siin veel teinud olen? Tööd olen teinud, lammutustöödel käisin, üks tööampse ägedaid. Üks huvitavad asju, näiteks lammutustöödel oli 1900 aastal oli maja ehitatud, et sealt seinte seest tuli igast ägedaid asju välja. Tsaarivappidega mingid portselani ja igasugused vanu ajalehti, mis olid siis seinte sisse peidetud. Balti sakslaste omad ilmselt siis. Neid saab pandimaja viia? Ei, ma kogusin need kokku, see on, kes maja, kes seal siis elasid nendele. Mingid asjad võtsin enda kätte ka seal, ma ei ole viitsinud veel lahti võtta, sest kui sellel tuli nii palju seda tolmu. Üks päev proovisin vaadata seda ajalehepunti, seal oli seda klaasvilla tolmu nii palju, et see panin kõrvale praegu et hakkas kogu aeg õime, et see lammutustööd selles mõttes olid päris retsid, et sealt seintesest tuli seda julmalt välja, ma köhisin ikka mitu kuud pärast seda. Ma tean väga hästi seda, ma lammutasin aastaid tagasi Tartu Ülikooli raamatukogu katust lammutasime ja siis oli katusel suvel, seal 30 kraadiga seal palaval katusel, mustal katusel ja me piikisime neid vanu liivakive sealt lahti ja uut katust ehitati ja siis see tolm oli seal nii rets, et tööpäeva lõpuks ninast verd jooksis. Et ega seal ju mingid vahendeid ja asju ei olnud, aga huvitav kogemus oli ikka. Ja noh, siis igast tööampse, eile käisin ju Kuuski üles panemas Raeva platsile. Ma nägin õhtulees, meil ju oli mingi pilt uudis. Et jah, ma lootsin küll, et ei pandud hääle, aga näed ikkagi. See on nii tuntud nägu, sa ei saa. Kurat, küll mõtlesin, et oleks peanud seal mingi asja ette panema, aga võib-olla head ei pandud. Nüüd jah, kuskilt kirjutati juba et mingid küsimused, miks... Et seal mingi artikkel, et mina isegi juhatasin vägesid selle. Aga kust see Kuust tuli siis? Kohilast või?
ei ole Kohilast, ma ei teagi, kus see tuli täpselt. Ma tõime ära sealt, ma käisin abis lihtsalt. Ega siis ma seal mingi võrk kunnimees ei olnud. Kuuske välja ei valinud? Ei ole, ma ei teagi, kuidas see väljavalimine käib. Ilmselt mingi esteetilise pilguga tüüp tuleb vaatad, et mis on siuke ilus kuusk. Aga jah, et siis siuke värk. Kuusk on siis üleval juba, jah? Ma ei ole näinud seda. Eile käisime panemas. Et jah, niisugused tööampse ikka teen, selle tuttava kaudu, kelle kuuske käisi panemas, siis on ikka ma puid lõikamas käinud ja niisugused asju teinud ja igast. Siis vaikselt olen tegelenud siis bonsai asjandusega siin, enda lõbuks ja pakud niisugused igast asju. Et palju projekte, mul on list on pikk, mida teha, aga kõik ei jõua lihtsalt. Ja. No jah, neid selles mõttes, et kui saaks, siis tahaks kõike teha, mis ideed pähe tulevad, aga tegelikult reaalsus on veits teine, et tundub, et alati, selle kohta on see, et inimene planeerib ja jumal naerab või mingi siuke see ütlus on ju. Aga reaalsuses ongi niimoodi, et alati, kui sa midagi ette võtad, siis esiteks sa paned plaani paika, et kui kaua see aega võtab või ma ei tea, kui palju see raha läheb või kui palju ma sealt raha saan või mis iganes. Ja alati need ennustused lähevad nagu mööda, et alati võtab kõik palju rohkem aega, kui sa alguses plaanisid ja alati kõik on palju kallim, kui sa alguses plaanisid. On ju. Või ei too nii palju sisse, kui sulle tundus. On. Ja need kõige huvitavamad asjad pigem viivad raha välja. Et midagi nagu tegeleda just, et täpselt. Siis peadki teed mingi tööampsu, et siis saaks nagu teha seda huvitavat asja. Aga sul on ikkagi, sul on siuke, selles mõttes, kui sinu sõnu kuulata, siis see on väga sügaval tasandil lüüriline räpp, aga samas sul on ka hästi palju selliseid ikkagi mainstream pop-lugusid, et see on tihtipeale nagu inimesed ei suuda seda kahte maailma kuidagi ühendada. No need kaks maailma ongi koos tegelikult ikkagi, et mis asi see mainstream on, et raadiosse minu lugusi ei mängita ju, et pigem liigitame selle pop-lugusi, ma ei tea, mis mul on pop-lugu. Kas sul ei olnud mitte Nupluga mingi lugu? Seda ka raadios, Raadio 2 võib-olla kuuleb, aga siis mujalt eriti ei lasta. Ja. No selles mõttes on üldse huvitav asi, et rap-muusika on muutunud kuidagi hästi pop-muusikaks, et kõik on nüüd vaata tümps on ju. Nüüd polegi väga enam eristatav, et mis see nagu... No see on jah nüüd, see läheb üle, et pole hullu. Ma arvan ka. Et see on lihtsalt, kõik see asi käibki niimoodi nagu liivakell, et ühel hetkel saab kõik täisele, siis on jälle, tuleb mingi huvitav uus asi on, see ongi näiteks tuli Nublu on, siin kohas tuli Nublu liivakellas on, leiutas mingi asja, siis hakkab see muusika, kõik tahavad siia tulla nüüd. Nüüd ta on mõnes sarnast asja. Ja siis hakatakse otsima jällegi midagi. Praegu on nüüd jälle mingi see asi kokku saanud, et kõik teevad seda tümps on. Ja, täpselt. Aga küll ta hakkab jälle argnema. Ja siis kuskil jälle saab kokku keegi. Et seal on jah tõesti märgatavalt on niimoodi, et kunagi oli hip-hopi beat või see boom-bapi beat on ju, siis jah kuskil seal 2010 või kuskil tuli see trappi beat hästi kõvasti sisse ja mulle see suund muidugi meeldis, ma olen hästi suur ka reggae ja dubstepi fänn, et see on täpselt samas tempos ja siis ongi, et nüüd on see trappi asi ka nagu vanaks on, nüüd ongi see tümpsu asi on ju, et iga lugu on nagu siuke mingi klubi bänger või ja nüüd on jah mingi uus suund kindlasti tuleb varsti. Kindlasti, ei mulle ikkagi, mina jääks ikka trappi juurde. Et see on... Ei, trappi väga hästi ju sobib nagu lüürikaga ka just. Ja, et sinna ta paneb nagu, et see on juba, kus see beat suunab ka sinu seda kirjutamist, et see on hästi palju ja ka mõte, esimene rida hakkab juba suunama sinu kirjutamist. Riim võib hakata juhtima sinu mõtet, kui kirjutad näiteks, kui sa paned mingi rea kirja ja sa mõtled, hakkad seda riimi panema, sa alguses ei teagi, mis sa kirjutad. Ja siis sa hakkad vaatama, millega see riimub on ja siis hakkab nagu mõte tekkima, riim hakkab juhtima ja siis võt. Jah, see on trappi ja dubstepi puhul on ka üks asi, mis mulle meeldib, on see, et seal on ruumi, et ta on ju... Pausid on hästi olulised. Ja, et seal on pausi on ju ja siis sa saad veel sõnadega tekitada seda on ju, et kui on jäsuke, ütleme, ma ei tea, house'i tempos beat, et seal on ruumi on vähe, et seal on kogu aeg kogu aeg peksab on ju. Jah, aga sinna saaks ka, täitsa huvitav, polegi proovinud, peaks katsetama, nagu sinna saaks ka ehitada mingi teistsuguse flow nagu, mitte nagu tüüpilisem, nagu kui boom-bapi peale pannakse hästi tüüpilist flow'd on ju, siis house'i peale tehakse ka sellist hästi tüüpilist flow'd on ju, aga selle saaks ära lõhkuda.
ja house'i peale tehaksegi nüüd seda mõmina flow'd, mis oli, on ju, alguses tuli trappiga, on ju. Aga nüüd on ta house'i peal ja noh, tegelikult kõlab hästi, on ju, lihtsalt ise, noh, et nüüd on see, et mis sa sellest muusikast vaata saad, on ju, et kui mingit sinu lugu kuulata, siis ongi, et ma ei tea, näiteks Aeg on käes see, või Nocturna on mu lemmik, on ju, see on siuke lühike, jah. Et siis see jääb kuidagi, jätab jälje, on ju, ja kui sa kuulad mingit uut lugu, siis võib küll nagu võtta puusa nõksuma ja pea käima. Jaa, aga ta läheb üle, noh, ta kohe läheb meelest ära ka. Ta on jah, aga selle jaoks seda tehaksegi, et noh, see on nüüd see, siin on kihilised, see räpimastik on siiski kihiline ja ma olen üsna veendunud, et ka noh, see on hea, et see räpp praegu niimoodi populaarne on, seega selle tuules kuulatakse ka niisuguseid asju, mida siis meie teeme, näiteks Tuurik ja kõik, et kes siis nagu see mainstream ei ole. Et tegelikult see ikkagi mõjutab kogu seda liikumist ikkagi mingil määral. Et no ei ole mõtet öelda, et kuule, et sa täis, mis kuradi asja te teete. Pole mõtlust, iga meeste, mis ta tahab teha. No tihtipeale on need siuksed trueheidid või vanakooli tüübid, need on pigem ongi fännid, mitte need loojad ise. Et fännid kiidavad ja laidavad ja näitavad kas niimoodi või niimoodi põhimõtteliselt, nagu oli ka gladiaatorite ajal seal. Täpselt. Rahvas otsustab, on ju. Jah, nii ongi. Mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? Vot seda ma ei tea. Raske öelda. Kas sa arvad, et tuleb mingi taassünd? Noh, loodame, et mitte sita paberina. Et aga jaa, ei no, ma olen uurinud ja lugenud ka igasugused asju niisuguste asjade kohta, aga noh, kindel ei ole, sa võid teada, tajuda, et on mingid asju. Jah, ei oska öelda. Midagi toimub, aga tegelikult keegi ei tea. Jah, täpselt, et mis see siis nüüd on, seda ei tea. Kunagi saab teada, ma arvan. No see on see minu mõtteviis, et surm on mingis mõttes isegi lohutav, et nagu me enne väljas rääkisime AI videotest, on ju, kus ei saa enam aru, mis on reaalsus ja mis ei ole reaalsus, et siis järjest enam elame maailmas, kus sul ei ole nagu mitte millestki kinni haarata, noh, mitte mingid väärtused on kõik nagu pea peale pööratud nii edasi, aga üks, mille peale saad kindel olla, surm tuleb. Et see on isegi lohutav, jah. Mul bioloogia õpetajad kunagi, et on 3 asja maailmas, mis viivad edasi. On sugutung, surmahirm ja sita häda. Nende eest ei pääse. 3 essi. Jah, no sita häda viib eriti kiiresti. Jah, et sa ei pääse selle eest mitte kuidagi moodi. Ja no selles mõttes üldse, et mis sa arvad, mis on elu eesmärk, et põhimõtteliselt süüa, seksida, situda? No päris nii ei ole tegelikult, need on lihtsalt tegelikult on ikka ma arvan midagi õppida. No see läheb veits selle taassünni teooriaga kokku, et kas sa nagu nii-öelda, kas peab uuele ringile saatma, tee uuesti. Või oled targem. Et nüüd ongi, kuidas sa siis elad, et ongi, et näiteks kui sa nüüd selles päris, nii siis öelda, et nagu sellises maailmas ei elad, et sa siis oled nagu silmaklappidega, et kõike nagu, et sa ikkagi avardad ennast ja see on nagu, ma arvan, et see on üks eesmärk. Et nagu, aga kes siis õpib on ju lugedes on ja kes õpib kogemuste läbi on ju. Ma arvan, kogemuste läbi on palju parem õppida. Et ja sa ju avastad palju rohkem ennast, näiteks kui ma olen siin igasugused töid teinud, siis ma vaatan, tegelikult ma oskan kõike, lihtsalt näita ette. See kõik on õpitav ja tehtav. Ja see on iga inimese kohta käib see nii. No mõni on ikka ilge puupeaga, kellele midagi. Jah, võib küll, aga võib-olla selle saab ka lahti murda kuidagi, et peaks apet tegema, siis ta äkki midagi, et ta paneb nagu, et võib-olla teeb mingid tšek, keerab paika midagi. Tšakrad lahti. Et aju on ikkagi siiski, ma arvan, kõigil sarnane ikkagi. Et võimed, mõnel on võib-olla võimekam on, aga no ei tea, et see on ka ikka, et ega siis aju ei tunta ka nii hästi,
et no see on ikka suur müsteerium. et see, ma arvan, ega seda nii pea ei saadagi selgust sellele asjale. Et mis asi on teadvus, on ju. Ma olen alati mõelnud, et ma olen suur looma fänn ja looma dokumentaalide fänn, on ju, et mis siis eristab inimest loomast, on ju, et loomadel on mingisugune ego või siuke mõtlemisprotsess on neil vaata vahelt ära kadunud. Meil on see ülemõtlemine. Instinktid on loomadel. Et mul on nälg, on ju, ja selles mõttes on, et looduses, kui lõvi murrab kitse maha, et see ei ole midagi isiklikku, see on lihtsalt, see on nagu nii on. Ja et seal ei ole nagu hinnanguid või siukest, noh, ja siis ongi see, et mis teeb inimesest inimese, et meil on teadvus ja me mõtleme siin välja abstraktseid süsteeme, on ju, ja nii edasi ja kuidagi ma olen jõudnud nagu sinna, et võib-olla üks asi, millele saaks näpu peale panna, et mis eristab inimest loomast, on keel või meil on siuke abstraktne keel, on ju. Kuigi noh, linnud annavad ka oma lauluga mingit sõnumit edasi, on ju. Et näed, et ma olen paaritumis valmis nüüd. No jah, aga põhimõtteliselt nende linnudega need parimat laulu teevadki siis, kui on vaja paaritud on. Et noh, ja ongi ju. Ja. Seal on ju nii palju sarnasusi, et see paabulinnu efekt on alati see, et kuidas mehed naisi saavad, on see, et neil on vaja näidata, et staatust ja kõik autosid ja asju. See taandub ikkagi, et mingi osa inimesest taandub ikkagi selle loomariigi. Ja täpselt, see instinkti levelile ikkagi. Ja. Et see on lihtsalt, me oleme nagu selle asjale teinud nii suureks ja keeruliseks. Me oleme mingisuguse abstraktse ühiskonna loonud, on ju, sõidame lennukitega ja saadame e-maile ja loomad seda ei tee, on ju, et neil on see asi nagu vahelt ära lõigatud. Aga seetõttu on nad jälle, noh, ma ei tea, kuidagi lihtsam tundub nende elu. Kui praegu rääkida, näiteks ütleme keegi, et kuidas naisi saada, näitad, et sul on kõik mingi vägev, on ju. Tegelikult see fassaad on ju, ja loomariigis toimuvad ka samad asjad ju. Loomariigis tehakse ka seda fassaadi, et näiteks linnuriigis on ju üks lind, läheb ajab ju teise sealt näiteks, kes on ehitanud endale mingi ägeda selle, üks mingi tantsib ja näitab, toob mingeid asju kokku ühte pesse. Et emane siis tuleb vaatab, kui äge sul see värk on seal on ju. Aga siis mingi teine tuleb ja ajab ta ära sealt äkki ja hakkab ise sellel tantsima. Et niisugused loomariigis on hästi palju neid. Samas, et vargaid ja teiste siis et näitavad. Kägu võtab alati ju teise pesa ära. Ja selles mõttes on inimriigis sama, et selle kohta on, keegi mulle rääkis seda juttu, et inglise keeles on väljend making money või make money, on ju, et tee raha, aga tegelikult reaalselt raha saavadki teha ainult need suured keskpankurid, kes seda trükivad, on ju. Et meie siin saame ainult raha nagu võtta ära kelleltki, on ju, või siis ümber paigutada ja nii edasi, et ma ei tea, teed mingi toote, on ju, või lähed, annad kontserdi, siis sa võtad inimestelt pileti raha, on ju. Aga et me nagu niisugust raha tegemisoskust tegelikult või võimet ei ole. Oleneb printerist muidugi, on ju. Või sul on väga kõva, et siis saad enam-vähem ära. Printer või trükiplaat, see oleks päris põnev tegevus. Aga siis satud mingi väga... Oi, föderaalvangla. Eestis see on ka väga, ma ei tea, kui see euro, ma ei kujuta ette, peaks eurose võltsima, mis kuritegu see on. Meil läheb seda tavalise võltsimise alla ikkagi, aga kui USA dollarit võltsida, siis sa oled föderaalvanglas. Seal on seal kõvatsrokid. Eluaeg sa vist võib siis saada. Nad ei taha, et keegi teine raha prindiks. No samas tundub see, või vähemalt niimoodi mingi filmidest või kuskilt on jäänud mingi mulje, et sinna jõuavad ikkagi üsna sellised gängsterid ja neil on suht hea elu seal vanglas, et see on rikaste vangla. Jah, võib tõesti olla. Meil siin Eestiski viidi sinna vist anti välja või antud mingid, kes siin panid mingid arvuti asju, kelmust. See polnud isegi kelmus enam, see oli päris suure mastaabiline, miljonites. Isegi kas oli juba miljarites. Ja ma ei tea, kas Eesti andis nad välja, USA nõudis küll. Ma ei mäleta, see oli paar aastat tagasi, see juhtum käis läbi. Föderaalvanglasse pidid minema seal. Aga mille eest Eestis põhiliselt vangis istutakse? Roolioodik. Roolioodik. Nojah, ega meil niisugused tõsised kurjategijad on, tegelikult on see protsent on üsna väike vist. Vanasti oli, ma ei tea, mis praegu tegelikult toimub, et meil nagu hästi palju on roolioodikud, ma pakun. Ma ei tea, kus praegu toimub selles maailmas, aga kunagi oli täitsa suur kampaania, et roolioodikud läksid järjest kogu aeg kinni, suured srokid, pikad. Et aga see ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda, et siis on mingid vargad ka kindlasti.
et no nüüd meil on vanglad tühjad. No sellepärast nad tahavadki tuua neid. Jah, nojah, eks nad toogu siis. Ega siis nad teevad nagu nii, mis tahavad teha, et ega siis selle vastu ei saa. Ja siis tekib küsimus, et keda siis kuulatakse, et rahvas ütleb, et ei too siia mingid retse, ja siis ikka tuuakse, et kus see käsk siis tuleb, et me elame ju... Ega no siis, sellist praktikat on maailmas varemgi kasutatud, et vanglad renditakse välja teiste riikide poolt ja siis on isegi eravanglad ehitatakse. Meil siin Eestis kunagi taheti ka eravanglat ehitada. Kes äkki isegi Sõõrumaa tahtis teha seda, kui tal oli see turvafirma. Vist võin eksida, aga jah, siuke plaan oli täitsa olemas minu arust. No ja siis on aga see... riik ei tahtnud selle läbi minna lasta. See on huvitav, et kui sa vaata eravangla püsti paned, et siis on sul vaja ka kliente. Või noh, USA kui räägitakse sellest, et noh, seal on vaja inimesi nii palju süüdi mõista, sest muidu on vanglad tühjad, inimesed jäävad tööta ja nii edasi. Jah, muidugi, see on vangid ja teevad tööd ka ju. See on üsna odav tööjõud, nagu meil Eestiski ka siis. Ega seal vanglas palju raha ei teeni kinnipeetav. Aga noh, et kui ma oleks seal vanglas, ma ei tahakski seda raha, ma võin niisama ka teha midagi. Aga no, seal on peasid tegevust. Mingi tegevus, et see kambris passida. Noh, kui see lugeda saab ka, aga sealt ka, kui sa saad ikka liikuda, on ka palju parem. See on oluline. Noh, muidugi, kui keegi peaks kinni sattuma, ma soovitan ikkagi õppida ja kõik need koolitused läbi, mis vähegi võimalik, et see on arendavam. Aga oled sa üksikkambris ka istunud mingit pikamat aega? Kui pikalt? No väga pikalt ei ole, näiteks Kartsas seal sa oledki üksinda, seal olin 28 päeva. Seal on niimoodi, et hommikul kell 6 tõmmatakse voodiseina peale ja kell 10 lastakse alla. Siis ei saa istuda ka? Ei saa istuda. Ei, väikse pink on, metallistiga pupp. Et sa ei saaks pikutada. Ja. Muidu magad maha. Jah. Aga seal ei tohi raamatuid olla ega midagi sükst asja. Sa pead mõtlema, kui sa distsiplinaar mingi rikkumise paned toime seal. On see siis kõige rängem karistus inimesele siuke täielik? No ei ole, vaata, kui sa oled seal nagu rahva sees olnud kogu aeg on ja siis see karts on nagu isegi hea vahepeal. Väike puhkus nagu sellest, et muidu sa pead vahtima ja sama nägu kogu aeg, pinda käima. Et siis, et sealt tuleb välja, siis nagu saaks vabadusse isegi vahepeal. Ei no ja selle kohta vist öeldakse, et see on vangla sees. Et niimoodi on, jah. Aga ma ei kujuta ette, mis võib, et kui sa saadki, kui on mingid inimesed istuvad seal ju üksikkongis, siis elu lõpuni öeldakse, et siis see võib psühhiliselt ikka päris ränk olla. Ikka, et neid ilmselt on ka praegu ka, et kes on Kartsas, on aastaid olnud täitsa, et mõnda lihtsalt tahetakse murda niimoodi. No ja siis sa pead või tahad ju suhelda kellegiga või mingisugust ühendust tuua, siis võib-olla hakkadki nagu ise peas välja mõtlema endale. Kõrvalkambritega saad ikka suhelda nii palju küll, et siuke suhtlus käib ikka. Aga jah, et sellega on jah, siuke värk, et aga mõnda jah, täitsa nagu, kes siis tahetakse, ma ei tea praegu, mis täpselt toimub, aga praegu peavad vist kõik seal lappi lükkama, et seda murda siis nagu seda subkultuuri asja, ma ei tea, kuidas praegu sellega on, aga kui seda asja nagu selline asi nagu ette võeti seal, siis mina ka seda lappi kätte oleks võtnud, ma harjavarega samamoodi pooleks löönud ja Kartsas istunud siis. Ja siis olekski pidanud Kartsast lõukama nii kaua, kui sa harja kätte võtad. Aga harja kätte ei võtta, siis tõukadki Kartsas omast rokki ära. Kas sulle teiste inimeste arvamus läheb korda? No eks ikka läheb, aga mida aeg edasi seda, kõike võtad arvesse ikka, mis sulle öeldakse. Et ja eristad ära, mis on siis nagu mis siis on nagu, muidugi iga üks arvab, mis ta tahab arvata, aga kui sa saad ju eristada, kui sa eristad ära, et kui see arvamus on siis nagu niisama mingi lööpimine, et siis las see arvab. Kuigi ta mõjutab ikka, seega läheb korda küll, et iga asi, mis su kohta öeldakse, ikkagi mõjutab siit mingil määral. Ja keegi ütles mulle selle kohta, et kui on avaliku elu tegelased, siis kui see mass, et ütleme, mina ei tea, et
kõik arvavad, et sa oled halb inimene või ükskõik, mis see näide on, et siis mingi hetk, isegi kui sa tead, et see ei ole, see on vale, on ju, siuke kujutelm on, aga see hakkab sind ikkagi mõjutama, see on siuke ühine ruum. Ei no siin mul vahepeal, kui ma siin jamase korraldasin, siis ma arvasingi, et ma lasin läbi selle endast ja ma arvasingi, et ma olengi kuradi sitt ja paha ja halb ja aga et see ongi, see tegelikult võib mõjuta lihtsalt seda tuleb kasvatada paks nahk lihtsalt. Et aga ta mõjutab anyway ja seega läheb küll korda jah, et see on selge. Ja no see on üldse ju loomeinimese teema ka, et kui sa midagi lood vaata ja siis annad selle avalikkuse ette, siis sa oled põhimõtteliselt, sa oled ikkagi, või kui sa oled selline, et sa tõesti paned oma hinge sinna sisse ja südame on ju, et siis sa tegelikult ju oled avatud kõigele, täpselt. Löökidele ja kiidusõnadele on ju ja nii edasi on ju. Jah, et aga see ajaga tulebki see paks nahk peale. Aga ilmselt sul juhtub tänaval päris palju sukest asja, et inimene tuleb juurde ja ütleb, et mulle väga meeldib su looming. Jah, ütleme tänava peal keegi ei ole mulle sitasti küll öelnud. No jah, näkku ei öeldagi. Et seda on hästi palju jah. Ja mis on nagu hea, see on nagu alati tunnustus. Et siuke asi on, tööminit on au. Mis inimesed enamasti ütlevad? On palju siuksed on, kes on päevilaust, mendid, vab see kõva lugu, aga on ka siuksed, kes sa saa aru, et kes on nagu süvitsi läinud ja need on, kellega saab isegi rohkem rääkida. Et see on niuke 50-50, osad on lihtsalt, kes päevilaust, kes ka purjus veits on siis kaad käppa lihtsalt. Ja pilti tahab ja saad aru, kes on ka loomingut kuulanud, kes on nagu tõsisem siuke sest ka lava ees on niisugused, kes sa näed, et kui näiteks täpselt nagu me rääksime Nocturna on, et kui tuleb Nocturna, siis mingid noored on, what the fuck, ta teeb seda lugu või? Ja, et siuksed asjad on väga, väga ägedad. Jah, mingid, tundubki, ma ei tea, kas see sinu laulu sõnades või kuskil oli ka see just nagu erinevad motiivid, mis ma olen näinud või sellised sümbolid on ju, või mingid korduvad asjad on, näiteks on ju maskid on, Pimelinn on korduv asi on ju, või mingid sellised sinu nagu asjad, mis on läbi jäänud kajama siis läbi aastate on ju. Sünd, surm siis, eks siis taas sünd, niisugused asjad käivad ka läbi, et põletad ära ennast ja sünnid uuesti nagu. Ja seal Nocturnas ongi ju taas sündide tulva Bermuda on ju. Et neid asju ma kasutan palju, sest ilmselge, et elus see käibki niimoodi on ju. Et sa põled ja sünnid on ju. Ja Bermuda on ka üks, mis ma olen kuulnud. Bermuda on siis nagu epitsenter nagu. Et see jääb inimestele kuidagi, need kes kuulavad veits süvenenumalt, et siis need jäävad nagu silma. Ja sellepärast ma küsisingi, et kas sa arvad, et inimene sünnib uuesti? Isegi elades sureb ja sünnib. Jah, tõsi, on ju mingid etapid ja asjad. Et see ongi, minu arust nii on siin juba, et see käib siin niimoodi. Jah, ja põrgu ja taevas on ka, võivad siin ju maa peal olla. Täitsa võimalik. Kas sa piiblit lugesid vanglas? Ma suitsetasin teda rohkem, et vaata need piiblilehed on tubakat keerata, et ma suitsetasin palju rohkem seda piiblit, et ilmselt niimoodi lugesin, aga eks et seda päris piiblit on nii raske tõlgendada, et jah, ei ole lugenud, kuigi veits olen ikka lugenud. Et seda annab ikka läbi lugeda ja nagu päris pilt ette saada. See, ma arvan, võtab aastaid, mis aastaid, seda terve elu lugema uuesti vist. Et nagu... Ma arvan küll, see mul, ma olen ka mingisuguseid juppe lugenud, aga see on mul kuidagi läbi aastat olnud peas, et peaks ta kunagi võtma niimoodi otsast otsani läbi. See on oma ette mingi spirituaalne rännak või siuke kogemus kindlasti. Nagu tahad seda piibli lugu, siis vaata kunagi oli siuke raamat nagu piiblilood piltidega. Ja, seda ma olen lapsena. Et sa saad selle põhipointi edasi. Aga jah, et see... No see on nagu piiblis on palju niukest kodeeritud asja, mida sa pead siis hakkama ise lahti murdma.
ei no seal on ju hästi sümbollikud lood on ju, et mida see siis tegelikult sümboliseerib, et Jeesus kõndis vee peal on ju, ütleme, või noh, tõlgendus on igasugused, ütleme, et võtame, et vesi sümboliseerib alateadvust või mida iganes on ju, et siis sa kontrollid seda või nagu ei lase sellel, et sa ei kuku sinna sisse. Täpselt, et kuidas tõlgendada, see ongi, see on, piiblit on ju tõlgendatud igatepidi, täpselt nagu Koraanigi tõlgendatakse tänapäeval on ju päris äärmuslikult mõne koha peal on ju, et sa võtad mingi asja ja siis lähed lõikad pea maha kellelegi. Et see on päris midagi nagu tundub, et on vastuolud, aga samas see on mustvalgel kirjas on, et nende seal, et uskmatud tuleb hävitada. Ja kristlane on ju siis näiteks, neie on ju uskmatu. No islam on kõige kiiremini kasvav usund üldse maailmas. On. Et jah, varsti me siin kõik oleme hijabis. jah, ega siis jah, oleneb islamist, kuidas ta on. Ei no ega kõik äärmuslased ei ole jah. Kõik, mis on äärmuslik, ei ole nagu päris tore ikkagi on ju, igas kohas niimoodi. Muidugi. Sellega mul tuli kohe meelde see rahvused on surnud lugu. jah, mis on nagu täitsa manifest. see ongi prohvetlik lugu. Manifest. Jah. Piibli loo sellest sümboolikast kunagi hästi tugevalt puudutas mind, ma vaatasin mingisugust YouTube'i videot, kus üks tüüp selgitas seda Joona ja Vaalaskala lugu, et kui Joonas vist, ma nii täpselt seda ei mäleta, aga et ta oli nagu Jumala tahtele vastu on ju, ja siis läks merele ja siis Jumal lasi ta paadi põhja, ta ise läks on ju põhja seal ja siis Vaalaskala neelas ta enda kõhtu ja siis ta seal nagu kõhus on ju nii-öelda mõtles asjad üle järele ja jõudis selgusele, et ma ikkagi ei tohi Jumala tahte vastu minna ja siis Vaalaskala lasi ta välja. Ja siis see tüüp, mingisugune piibli selgitaja seal videos selgitas siis, et mõelge nagu, et see kõik sümboliseerib inimkeha, et mis toimub kõhus, mis toimub inimese kõhus, et tähtis eraldub ebaolulisest, et toitained võtab su keha endale ja siit ta laseb välja, et see kõik see on niivõrd seotud piiblilood, et ongi see kõhu sümbol, Vaalaskala kõht on ju, et siis sa võtadki elus selle nagu tähtsa, saad sellest aru on ju, ja siis ebaolulises lased välja nagu endast on ju. Niimoodi saab ka väga hästi tõlgendada, muidugi. Ja siis mulle tunduski, et kurat, et peaks ikka piibli läbi lugema, et tark raamat. No ega sa ei pea korraga lugema just. Jah. Et tänapäeval vaata kõik võimas internet, sa saad neid tõlgendusi hästi palju sinna kõrvale panna, kõigepealt, mis sa nagu ise sellest välja löed, on ju, ja siis hiljem vaatad siis üle, mis on teised mõtlenud, on ju. Et neid tõlgendusi on kindlasti väga palju, näiteks mingi peatüki kohta pandud sinna, mis see võis olla siis, on ju. Et päris tänu internetile saaks nagu päris hästi selle asja nagu enda jaoks lahti mõtestada ja aru saada, mis siis tegelikult seal kirjas on. Ja neid kristluse suundi ja lahke on ju hästi palju olemas, et mõni võtab seda ülisõna sõnalt, on ju, et seal mingid hullemad lasevad mingi mürkmaole ammustada ennast ja kui sa ellu jää, siis sa oled, siis sa ei usu, on ju. Ja, need lõgismaavennad. Ja, seda saab ka tõlgendada äärmuslikst. Just. Aga Andrus, mis sul tulevikuplaanid on? Mis sa näiteks kujutad ette enda elu, milline ta võiks välja näha 5 aasta pärast? Või nii kaugele ei mõtle? Ei mõtlen ikka nagu selles mõttes, et ega ma siin vaata, ma siin ronin välja ikka vaikselt oma sellest august, nüüd ma olen õnneks vaimselt, ma tunnen, et hakkab see asi nagu korda minema. Ja peab oma mingi kand tuleb maasse kuskil lüüa. Ütleme, siis ongi kuskil selle 5 aasta jooksul, et kand maa sisse juured kuskile panna, et see on oluline, et praegu sa oled ikkagi püsiv elukoht leida siis näiteks. Jah, aga ikkagi kuskil mere ääres. Ja selleks on vaja teha tööd ja kuidagi see asi tekitada. Eluks ei ole palju vaja, piisab väiksest koakesest on ju. Just. Ja paned oma väikse majakese sinna ja oled, sul ei ole palju vaja, ega siis kogu aeg toas ei vassi, mis sa seal teed on. Sa hommikul lähed õue ja õhtul pimedast tuled. Ja üks sõber küsis mu käest eile, et kuidas läheb, siis ma ütlesin, et patt oleks kurta, kõht on täis. Et väga palju tegelikult vaja ei ole, aga endale on ju võimalik 100 000 probleemi juurde mõelda. Täpselt, ega pea on üks suurimaid vaenlasi. Et jah, nii on. Aga sa selles mõttes kavatsed ikkagi jätkata enda loomerajal? Muidugi, ega ma siis seda pole kunagi jätnud. Ega
kilekottidega tekib neid sõnade asju juurde. Kunagi oli ikka siuke suur kotti täis neid pabereid, et need on palju. Noh, mul on niimoodi, et kui ma hästi kiiruga kirjutan, siis ma otsin ja vaatan, et ma ei saa oma käekirjast ka ise aru, et see on doktori käekiri vahepeal. Aga jah, et ei no praegu, mis ma siin nüüd plaanime teha, me teeme dokumentaalfilmi, olen filminud juba mingi 3+ aastat, noh, vahelduva eduga. Et alguses mõtlesime, teeme mingi väikse, mingi pooletunnise, mingi siukse ägeda asja ja sellest on nüüd kujunenud päris siuke suur projekt juba. Sinu elust siis? Jah, tegemistest ja nüüd ongi siuke koht, et kuna see asi läks nüüd nii suureks, et nüüd on sellele asjale vaja mingi tugevam sõnum sisse ja kuidagi panna, et mitte ühest etapist ainult, et siis tuleb kuidagi, et see annaks ka midagi inimestele, et niisama näidata lihtsalt mingit ühte etappi on mõttetu. Ja et ta ei oleks päris vlog. Jah, et sellest, et see tugev sõnum peab olema selle asja sees. Et sinna me oleme jõudnud praegu sellega ja ilmselt. Ja selle, millal see valmis saab, nüüd seda ei tea. Me jah, siin mõned kuud tagasi mõtlesime, kurat, materjal nii palju, davai, paneme kokku. Aga jah, midagi on puudu veel. Aga monti ma ei ole veel hakanud siis? Filmitud on palju? Jõhkralt. No eks siin tuleb nüüd mingi vanu mingeid asju ka hakata veel sinna juurde otsima, et neid on nii palju ja see materjali läbi töötamine, see on kõige hullem osa sellest. See filmimine on kõige lihtsam. Et noh, ma lihtsalt teen oma asju ja siis teine mees filmib. Noh, intervjuus on palju olnud. Minu ema ja Genka ja sõpradega ja kõikidega. Ja noh, muidugi muusika asja. Ma olen siin uusi asju päris palju teinud ja nüüd ongi, et panen siis... Mul tegelikult on kõik olemas juba, aga midagi veel puudu samamoodi. Et nagu on aeg nüüd tegutseda, et vahepeal tunduski, et see mingi Lipernaadi elustiil oli vahepeal läbi vaja teha, et siis ka just see, noh, mul kirjutasingi ühte lugu, täpselt nagu käisin tööl on ja sittagi plekki ei saa mingi töö eest, et seda päris rasket tööd on, just seda lammutustööd on, et sa ilusti elad ära, aga siis sa mõtledki, et noh, et kurat, tegelikult see elu on, sa kukud õhtul tuled ja sa kukud pikali lihtsalt ja magad ja hommiku lähed uuesti. No ma käisin 6 aega niimoodi. Ja et sealt ma sain ühe loo jaoks päris kõva nagu tõuke. Et kui ma olen ise läbi teinud niimoodi, siis ma oskan sellest palju paremini kirjutada. Jah, see on see, noh, üldse räpimaailmas räägitakse sellest hästi palju, et või no enne ma küsisin, et mis sa teiste inimeste arvamusest, kas sa hoolid sellest, et siis on ju hästi palju siukseid irvambaid, kes räägivad, et mingisugune Eesti kriminaalräpp, et siin pole ju mingid getosid ja mitte midagi, on ju, aga noh, see ongi, Eestis on oma asi, on ju, et siin, noh, meil ei ole on ju mingisuguseid neegri kogukondi siin, ma saan aru, mis New Yorkis oli ja nii edasi, on ju, aga siin on teine asi, aga siis ongi see, et siis on veel oma, et nii-öelda argument on see, et need fake räpparid, kes jätavad mulje või tekitavad fassaadi, et nad on tohutud mingid gangsterid, aga noh, tegelikult on väga ilus elu. Noh, jaa, aga noh, see on nüüd tänaseks on saanud sellest žanr, on ju. Noh, et sa ei peagi olema, kui sa oled usutav ja sa deliver ja kõik on nagu usutav, on ju, siis come on, miks mitte, noh. Ei, see on crazy, ma naersin nii hullult, ma tegin väikse pedega, tegin intervjuu, on ju, ja siis kuulasin enne seda lugu Tulistan. Ja siis noh, mingisugused veel häälemurret ei ole toimunud, mingid tüübid räpivad, kuidas nad tulistavad meinte kõik, et see on nagu omaette siuke. Noh, aga oleks pidanud küsima, et võib-olla äkki see lugu rääkis GTA-st või midagi, et see võib ka olla. No sealt nad saavadki oma inspirma arvan. Et täpselt nad, et ta ei pea ütlema, kust see inspiratsioon tuli ja kust, et kui nüüd tõesti keegi tahab, et kuule, come on, ma kirjutasin selle loo GTA-st. Et noh, ma ei pea mainima seda GTA-d lihtsalt. Ei, see on jah muutunud selles mõttes, et nüüd sa ei pea nagu tõestama, on ju, et kes sa oled, et varasemalt oli just, et... Jah, siuke muidugi, aga noh, ma ei ole kunagi räppinud nagu kirjutanud mingist gangsta asjadest. Sest noh, ma ei ole wannabe gangsta-räpper, ma olen don't wannabe gangsta-räpper. Seda ma tean, jah. Et jah.
ei no ja sinu, selles mõttes sinu loomingut kuulates on ikkagi väga selgelt sa räpid enda loost, on ju. Jah. Ja noh, see lugu on lihtsalt niivõrd suke kirju, et seal materjali on. Aga dokfilmist rääkides, siis tohutu mulje mulle jättis ka kunagi see, mis sinust tehti, mida näidati ETV-s. Eesti lood, jah. Ja. See oli päris suke, jaa. See oli väga, väga äge dok minu arust. Mäletad sa selle filmimisperioodis? Mäletan ikka, jah. Ma olin just välja saanud, siis, kui ma 5 aastat tulin ära. Ja siis plaan oli tekkinud seal sellel Margit Lillakul. No nii see sai. Minu esimene hip-hop festival on seal ja kõik asjad. Maailmaga siis tutvumine taas uuesti. 5 aastat ära olnud, siis on üsna korralik aeg. Kaua selle filmimiseks aega läks? Ma arvan, mingi aasta peale natukene. Äkki aasta või midagi, üks oli. Et sellega, jah. See on jah suure jälje jätnud. Mis, kui sa ise vaatad näiteks mingisuguseid enda vanu siukseid asju või seda filmi, et mis... No, ma kunagi olen seda vaatanud, jah, et see on üsna siuke, jah, seal on nagu, ma ei saa aru, mis sõnum seal sees on, aga see nagu puudutab. Puudutab. Jah. Nii ta on, jah. Mis uue doki pealkirjaks tuleb? Peab leiutama veel. Jah. Et seda peab vaatama. Aga no siis läheb ikka kinodesse ja suurelt. No siuke plaan ikka on, jah, et kui ikka nii suurelt on asi ette võetud, siis ta peab ikkagi kinodesse minema. Et ei hakka alt latti minema. Ja filmi tegemine tundub üldse nii crazy protsess, sest seal on nagu nii palju lülisid on ja nii palju inimesi on vaja kaasata. Aga see doki võib-olla dokiga ei ole nii hull see asi, et aga filmi tehes filmi ise on nagu lihtsam teha, ma arvan. Sul on hästi palju sul vaja tehnikat juurde on ja siis kogu meeskonda ja värki on. Aga sul on stsenaarium ees. Sa tead, millal su film algab, sa tead, mida sa filmid, kuidas sa filmid ja tead, millal film lõpeb. Aga praegu meil seda plaani ei ole enam, et see nüüd peabki vaatama, et homme võib see plaan valmis saada järsku. Kurat, et ei tea, et ei hakka pushima ka praegu seda. Las ta on olla, et asjad settivad vahepeal ja siis saab jälle uuesti vaadata. Selles mõttes küll jah, et dokiga on nagu see loo rääkimise osa on palju keerulisem, et mis lugu, sest sa saad ju sa valid, mida näidata, mida mitte näidata, mis kontekstis, mis järjestuses on, et see on kõik tegelikult ju lahtine. See on praegu ongi lahtine ja selles mõttes, et mis nüüd siis, meil olid siin vahepeal mingid juba pilt oli ees, aga eks nüüd näis, eks see oleneb ka palju minust endast. Et kuidas ma oma elu elan praegu. Aga see topeltalbumi plaan on lähema tuleviku plaan? See on lähema tuleviku plaan, jah. Jõuludeks? Ei jõuludeks päris ei jõua, sest see vend, kellega me salvestame, on praegu ise puhkusele. Ta võib-olla tuleb alles aasta lõpust sealt tagasi. Kui siiski, võib-olla pean talle järgi sõitma, salvestama sinna minema üldse, mis ei ole ka paha plaan. Et seal asi ära lõpetada. Et tänapäeval on lihtne, stuudio mahub kohvrisse. Seda küll, jah. Et see ei ole nagu mingi probleem. Stuudio mahub kohvrisse ja kaamera mahub taskusse. Täpselt. Et see on, asjad on selles mõttes, et see on lihtsad. No filmi tegemisest rääkides, siis selles mõttes on sul ju kogemus olemas, et muusikavideot filmida, et siis on ka plaan on ees, on ju, aga mitmed päris mentide muusikavideo ja on olnud sellised nagu legendaarsed või kuidagi jäänud meelde. No jah, see on, me esimest korda kõike tegime, me ei teadnud mitte mida, mis asja me teeme, kuidas me teeme, me ei teadnud, kuidas seda formaatigi panna, kuidas see YouTube'i panna. Et seal oli mingid oma asjad, et YouTube'iga siis istuks, ühineks, ja siis me panime selle Eesti top 7-sse veel, kui saade ETV-s. Neil oli mingit eraldi ei tundnud programme, mitte midagi. Meil üks noor poiss oli, Felix Laasmäe, kes selle video siis lõpuks kokku monteeris ja tegi ja filmis. Et tänu temale see asi nagu kokku saadi. Aga näed, sellesse on niisugune pull asi ja tänapäeval on see on legendaarne asi. Et siis ta sai palju puid. Et kuule vaata siin kumminui jäi endil maa, mingi siuke, et näed, siin on otsite hästi palju vigu nagu hästi, aga nüüd need vead, kõik on hea, see on nagu osa protsessist olnud ja vägev.
See on nagu Tisleri töös räägitakse, et kui sa teed mingit ilusat puittoodet, siis kui teed mingi vea, siis rõhuta seda viga, et ära proovi nagu peita. Ja kui piisavalt aega lased tööda, siis veast saab hea. Jah, see on väga hea suhtumine. Või siis jah, ma ei tea, kuulsate maalikunstnikke, kega on samamoodi, et ära surevad, siis küll need tööd hinda lähevad, et eluajal on kritseldused, aga pärast surma on suured. Ja ka kritseldus on miljoneid. Just, täpselt on. Aga kas see sind, nagu enne kui küsisin selle avaliku ruumis ringi käimisega, et mul tuli meelde nüüd, et mingi hetk oli periood, kust igast sinu postitusest tuli mingi uudis kuskil meedias, et sa tegid lihtsalt ühe mingi postituse mingi smoothiga, siis oli suur uudis, et babyloast mingi uue tervisliku elustiiliga ja nii edasi. Et iga liigutus on ikkagi just kui siukse luubi all natukene. Jah, aga siis ma panin päris hullusi postitusi ka vahepeal, ma just üks päev vaatasin üle mingid vanu stories ja seal oli päris crazy'd, kus ma õhupustelist lasin kokki endale ninna ja et sellised asjad ja siis nagu pauh ja siis see Tag Life'i see prillid tulid ette ja et siuksed postitus ja muidugi need kõik meedia võttis, ma ise provotseerisin ka meediat seda, see on ilmselge, et korraks, kui ma praegu siukse postituse teeks, siis oleks mul kriminaalhooldaja ukse taga ja oleks ka meedia ukse taga. Et aeg on edasi läinud, et aga eks ma arvan, et see sotsiaalmeedia tuleb uuesti ette võtta, et aga millisel moel, eks siis vaatab, kuidas välja kujuneb, et nüüd tuleb vaadata, et meedia teeb oma asju. Et aga las nad teevad, see on jällegi, kui nüüd tagasi vaadata, on ükskõik, mis isegi mingi pask, mis on kirjutatud, tegelikult see lõpuks pöördub sinu kasuks. Et nii see on. Kui ma nüüd hakkan albumit välja andma ja ma siin teen mingeid asju ja meedia siis teeb ükskõik mida on pärast on täis maja äkki kontserdil. Ja siis aitäh neile selle eest. Tasuta reklaam nagu öeldakse. Et kui nagu õhupüssiga endale, siis ta läheb küll ikka täitsa ajusile. Päris hull pauk. Ma ei tea, kuhu kohta. Ma võin sulle saata pärast selle story. Ma olen kunagi eemaldasin ära, see jah. Aga jah, siuke värk. Ja, siis sa peadki laadima siukse vanakooli. Ei, see oli see vanakooli püss, võtta tegid lahti, siis ma panin sinna sisse, siis pumpasid ja poks, pikk toru niimoodi. Kui läks nagu vaata toru suhu, ma panin pauh. Aga ma hoidsin natuke eemal igaks uks, et see surve mul lööb nina lööki. See läks ikkagi. Jah, niisugused trikke ka tehtud. No jah, koogiga on ju see sama mingisugune... Mina nii palju sellest ei tea, aga eks ma ikka on midagi läbi käinud sealt, et see tolerantsi küsimus või just see, et tal ei ole mingit efekti enam lõpuks. Ei ole. Et siis sa kuidagi harjumuse pärast lihtsalt. Loobusin lihtsalt lõpuks, pole pointi lihtsalt. Ei ole pointi. Et esiteks suht kallis lõbu on ja kui ta enam lõbus ka ei ole, siis miks seda teha? Ja mõtlesin ka, pole nagu aastaid puutunud. Et ja just lugesin mingit uudist, et ikkagi top 2 droog on Eestis Kanepi kõrval. Ei ilmselt selge, et kui sul on nagu, kui sa ei ole aastat puutunud ja teed on, siis korra on äge, aga see ütleme, et see on võib-olla üks pidu ja siis ongi kõik, ega see rohkem sealt edasi on mõtet minna. Ma mäletan periood, kus oli 3 päeva vennad passisid ümber laua köögis, istusid ümber taldriku ja siis lõpuks on kõik niimoodi, vaatavad aknast välja ja räägid üle, see on kits ja see on mull ja mingi paranoia tuleb täiega peale. 3 päeva istunud seal köögis ümber laua taldriku ja kõik paned enne, sa saad aru tegelikult, et ma ei peaks enam olema siin, et see on nagu nii pointless tegevus, mida me siin teeme, see on nagu siis lähed kurvaks see pilt kuidagi. Ja siis on, et jah. Et võib, aga näed, see on täpselt samamoodi, et alguses on hea. Sama point, mis need äärmustega, et teed ühel peol paar triipu on võib-olla väga lõbus, aga siis kui 3 päeva oled seal köögi laua taga. Ja siis ei ole enam nii lõbus. Siis mõtled, miks nii sitt on. Peaks peale tegema. Oled peale, 5 minti mõtled, paks peale panema. Siis vaat plekki ei ole, siis seda kokki tehakse siis ka, kui plekki ei ole ju. Et see on kõige hullem asi selle juures, et siis pärast kuidas nüüd auke hakata lappima. Et see maailm on siuke meil siin Eestis, et see on üsna kallis lõbu ja siis kui plekki ei ole, tehakse ka seda, et
ja üldse, et ei tasu. Ja üldse, et tegelikult, et noh, me oleme nagu algallikast ikkagi üsna kaugel, et mis asi see on, mis sa sealt teed, on ju. Olen algallikaga kokku puutunud kunagi Kariibidel, on ju, siis noh. See pole päris sama, mis siin tehakse. Jah, et siin on ka head olnud, aga ütleme nii, et jah, eks siin ikkagi mõned tahavad rikastuda. No see on nagu selline, ütleme, raharedel ka, et mida rohkem lülisid, siis iga üks tahab ju oma osa, on ju. Iga üks koorib sealt midagi ära ja siis lõpuks pudeneb midagi. See on nagu see üks film on Netflixis on platvorm vist või mis see on, et see vaata sööki hakatakse laskma. See on päris crazy film, teine osa on ka sellel muide. Võib-olla seda ma ei olegi näinud vist. Vaadata platvorm 2. Ma ei ole seda, alguses me käima, mul tuli midagi vahele, siis ma panin, aga nüüd peaks vaatama. Head, sa meelde tuletsid. Ja see on päris hea kontseptsiooniga film, kuidas see söök hakkab tulema ja siis nagu... See on päris ulme, jah. Et kõigile jagub, kui kõik võtavad oma osa, aga noh, inimloomus ei ole süke. Täpselt, see on päris hull, see on päris crazy, see on nii mõtlema panev asi. Aga teine osa on ka, jah. Seda peaks vaatama siis, jah. Täitsa olemas. Kuule, aga tõmbame kokku. Jääme siis ootama sinu uut loomingut. Jah. Kõik pikki silmi ootama. Kui me rääksime jõuledes, enne jõule ma ühe looga vaatasin küll välja. Jah, et see on tegelikult juba valmis. Et nüüd mõtleme, kuidas. Kas äkki teeme mingi video ka, kui jõuab. Tänapäeval on kaamera taskus. Ja ma mõtlen. Võib-olla leiab mingi lihtsa lahenduse. Videoga on kindlasti alati ägedam. Jah. Aga mingid esinemisi või asju tuleb ka või? Kuule, siin mingid asjad on, mul siin oli... mis on ka Saaremäele Hollywoodis. Oota, ja sul oli ju selle... Marju Länik oli. Marju Länik ja Daniel Weinbergs, kes teeb parodeerib sinu ma ei saanud arugi, mis vend see on seal, küll rääkis muga juttu, nüüd nägin, et see mingi parodeerib. Ta parodeerib ja on loonud karakteri nimega Jobilust. Ma vaatsin, vaatsin nihu hea, ma selle vennaga rääkis juttu seal, ma ei saanud midagi arugi, mõtlesin, mida vetki. Ta käis mul saates, ma küsisin ta käest esimese küsimusena, et Eesti rahvas tahab teada, et kas Babylusselt juba lõuga oled saanud. Veel ei ole. Ja ei saa ka. Jah. Aga tuleb siis miskit praegu veel või, lähitulevikus? Lugu või? Esinemisi. Kui siin Pärnu on mingi, peaks nagu olema. Kuupäeva veel paigas? Ei ole, et eks näis. Aga jah, ega neid siin tuleb vaikselt hakata, eks ma ise pean aktiivsemaks muutuma ja siis hakkab tulema ka, et see on selge, et midagi on vaja välja kanda, et kaua sa siin mõlutad. Jah. Aga tunned sa näiteks selle, ütleme, tavalise praktilise elu koha pealt, et jube hea oleks, kui oleks mingi manager, kes ise tegeleks selle kõigega või sa tahad ise tegeleda? Ei, tead ise, jube palju on jamamist nagu. Selles mõttes, et see võtab hästi palju energiat ära, näiteks kui sa on mingid laivi asju. Kuigi tänapäeval saad sa manageriks panna ka näiteks AI boti on, kes ise toimetab sinu eest ja teeb, saadab meile igal poole ja möllab. Ma mõtlengi, et jah, et väljast poolt vaadatuna on see maailm kindlasti ei ole nagu nii lihtne, kui mulle tundub, et ma mõtlen, et ei, seal taga on palju tööd ikkagi, see ei ole niimoodi, et ma lähen sinna ja kuradi, mis sul viga, võtad oma kuradi biidid kaasa, lähed sinna ja teed oma laivi ära ja saad mingi tonn 500 või midagi. Kuule, et come on, mis sa arvad, palju seal enne tööd on taga olnud? Kui palju see on kogu see, mis ma olen loomingusse pannud, kogu see aeg on selle taga tegelikult tööna olnud, ma ei passi nädal aega niisama, et ma ikka teen midagi, see on ka, see loominguline protsess ei ole ka lihtne, mõnel tuleb ühe sittumisega terve 3 lugu, aga mul tuleb võib-olla kuradi aasta ajaga 1 lugu näiteks või niimoodi, kuidas. No ja sul on ikka kõik nagu läbi vere ja pisarate läbi lastud. Ja selles mõttes, et väljast vaatlejana ma mõtlen nagu esinemiste sebimine, et kui mina oleks Babylust, ükskõik mis kohta sa Eestis kirjutad, et et ma olen Babylust, ma tahan esinema tulla, siis kõik oleks kohe, et tavai, et tule ja tee, on ju. Aga seal on jah, et sul on vaja ju mingid teisi inimesi veel, on ju, ega sa üksinda sinna kohale ei sõida, on ju. Ja üldiselt klubidel on seal oma DJ-d ja kõik, klubides on hea lihtne käia, neil on kõik seal olemas juba, mis vaja on. Seda küll, jah. Et tegelikult võiks midagi ise korraldada, kui ise korraldada, ma olen ühe korra korraldasin, see oli, kui sa samale üritusele enda laivi korraldad, ise enda kontserdi nagu, see oli ikka tõsine ettevõtmine ja endal on närv päris pingule ja sul on laivi pärast juba, et see oli päris suur laiv ja siis need 2 asja ei lähe kokku. Ja sa ei saa keskenduda mõlemale. Ja. No see
raha küsimise teema, see on hästi hea näide kunagi, noh ükskõik mis ameti võid võtta, et ütleme, torumees tuleb, küsib tunni aja eest sult mingi 100 euri, mõtled, et kuradi kõrge tunni tasu, vaata. Aga tegelikult see torumees on kuradi 20 aastat alla pannud, et ta oskaks sul teha selle tunni aja ära, et no, see ongi see tasu. Sul jääd ilkuma seal midagi pärast, 6 aja pärast lendab õhku mingi toru on ju. Et siis see 100 euri on võib-olla väärt seda, kui see toru mis ossep on, teeb mingi jama kokku, siis sa pead lõpuks ikka selle hea torumehega sinna kutsuma. Ja maksad topelt, täpselt. Et nii on, jah. Vot, kuule, aga suur tänu sulle, et tulid. Aituma kutsumist. Jääme ootama. Uut lugu. Ja, tänud. Tšau. Eesti Esu.